Tere, Jagas Teeline. Tere ka minu poolt. Me ei ole ammu kohtunud. Suvi oli põnev, soe. Saabunud on sügis. No jah, sügis on saabunud. Esimene nädal, kus on selline külm. On ju. Me mõtlesime, et tervitame sind ja tuletame meelde, et peaks ikka näost näkku ka aeg-ajalt kohtuma, et nii oleks kena. Aga mitte sellest ei tahtnud me rääkida, et suvel toimus igast põnevaid asju. Võib-olla mõnes pikemas versioonis me räägime, kuidas Eestis kord hakkab majja saama. Nimelt ühes juhtumis võeti kohtuniku käest saal ära ja kohtunik tegi täpselt nii, nagu ta peab tegema. Miks ta nii tegi? No, see, kes saali üle võttis, muutus kõrgemaks kohtuametnikuks. Ja see nii-öelda ise hakanud kohtunik või kes selle süsteemiga on seotud, ta valis elu, sest kõrgemale kohtuametnikule vastu hakata ei saa. Aga see ei ole tänane teema. Tänane tervitusteema on see, et me mõtlesime, et kuulsime näljalugusid, et suvel oli olnud selline investeerimisfestival. Juulikuus oli olnud. Juuli alguses. Ja palju seal osaluspanus oli? 400 eurot. 400 eurot oli osaluspanus, on ju. No vaat, ja palju kohal inimesi oli, mäletad? No 1000. 1000 inimest. No nii, et väikene selline pool milli nagu ühe väikese õhtupoolikuga. Pole paha. Ja kes seal siis rääkimas olid käinud, et suured investeerimis- ja ärikurud, on ju. Üks oli olnud vist 20-aastane suusatüdruk. No, kui ta 20 on, siis ta on, tähendab, 2 aastat suutnud ise tehinguid teha pangas ilma vanemate kaasabita. Ja eks see aeg kulgebki vist ruttu või kuidas ta nii ruttu on kõik need teadmised saanud, no võta nüüd kinni. Ja teine vist, kes seal oli siis, meie ei ütle halvasti, me ei ütle, et rääkiv pea on ju, aga et kuidas see kutsutakse teise sõnaga? Reporter. Reporter üks, jah, televiisori reporter, et see rääkis siis oma kogemustest, on ju. No kahjuks muidugi kriitikat me ei tee, sest me ei tea, mis seal räägiti, on ju. Võib-olla need inimesed on salajased ärikurud, teavad hästi, kuidas asju teha. No vaat ei tea, võib-olla nad on müünud näiteks suhkruvatti või šašlõkki või midagi muud. No. Nad on selleks liiga noored. Nad on selleks liiga noored, jah, suhkruvati aeg oli 90-ndatel, on ju. Et tõenäoliselt nad seda teinud ei ole, on ju. Kus nad need kogemused on saanud, vaat ei tea. Võib-olla nägid unes, ega see võib ka nii olla, on ju. Nii et, aga eks neid kuulama tulid täpselt samasugused inimesed ja mis sa teed? No, meid ei kuule kunagi 1000 inimest, sest et meil on vist öeldud ka, et nagu ei taheta seda teada, et see puudutab neid isiklikult. Meil ükskord mäletad öeldi. Et ükskord inimene ütles meile olemus, et teada, et me ei taha seda teada, sest see puudutab meid isiklikult. Noh, eks see nii on. Ega see elu ainult üks lust ja lillepidu ei ole. Et pigem kuulatakse muinaslugusid. Pigem kuulatakse muinaslugusid, jah. Aga no, ega me pikalt ei tahagi rääkida, et see oligi selline vahva lugu investeerimisest, on ju. Aga võib-olla äkki me peaks nagu arvama midagi, et mis see investeerida, et kuhu tasuks investeerida, kui kõik tahavad teada, on ju, kuhu päriselt tasub investeerida. Sest sellised investeerimised ja seal just hiljuti oli ajalehes, praegu täna on vist 28. september 2024, oli ajalehes oli üks naljalugu. Ja see oli kellestki ka investeerimist kurust, kes siis väidetavalt peast ära keeras, on ju, ja seal igast naljalugu oli, kuidas siis ta politseinik nõudis ta käest Tesla võtmeid, on ju, siis ta nii palju oli tal selgust, et ta ütles, et Teslal ei ole võtmeid ja kuidas siis see sinine smurf, on ju, siis see ütleb, et andke võtmed ikka siia, on ju, no, täielik huumor, saad aru. Noh, eks nad oleks pidanud kõik koos istuma seal Paldiski maanteel. Nii, et aga ma saan aru, et seal loos oli vist niimoodi, et grupp inimesi ja organisatsioone pole olemas, ongi inimesed, et nad vist investeerisid külmkapi ärisse, on ju, ja viisid need külmkapid siis nendele eskimodele. Et äriidee, ma sain aru, oli selles, et kui tuleb kliima soojenemine, et siis eskimod teevad need külmkapid lahti ja hakkavad seda jääd ja lund müüma kalli raha eest, on ju, panevad purki või ma ei tea kuhugi. Kas tegu ei olnud autodega, mis Aafrikasse viidi? Võis olla ka autodega, mis Aafrikasse viidi ja seal vist see lugu, see narratiiv või see ärilugu oli nagu teine, et ma täpselt ei tea, aga ma ütlen, kuskilt nägime, võib-olla me ka unes kuulsime, et seal vist oli need viiaks Aafrikasse autod, on ju, ja siis nad nende oma konditsioneeridega hakkavad seda Aafrikat jahutama või midagi sarnast oli. See polegi tegelikult tähtis, on ju. Tähtis on see, et sellistes investeerimisskeemides saadakse seda isiklikku kasu
ikkagi kellegi vere arvelt, kellegi vere ja liha arvelt, keegi peab midagi tegema, et parasiitidele midagi anda, on ju. Õnneks see asi lõpeb varsti, sest kui tuleb see nii-öelda elektrooniline raha või mis see EBC või CBDC. No mida iganes. Kui tuleb see, siis see tuleb ju sellise ajalukuga, et kui ära ei kuluta, siis ta lihtsalt kaob ära, on ju. Ja võib-olla see ongi õige selles suhtes, et igal juhul, ühiskonda koormavatest parasiitidest, kuidas iganes nad kutsub, neist tuleb vabaneda, on ju. See on nagu fakt, on ju. Nii, aga mis meie siis soovitaksime, et kus siis see investeerimiskoht oleks, on ju, kuhu saaks investeerida, on ju. Kliimasse investeerida on raske, on ju, sellepärast, et näete, milline ta meil on siin Eestis. Mina arvan, et teadmistesse. Jah, sellistesse teadmistesse, mis elus kasu annavad, nendesse võiks investeerida. Ja see eluaegne õpe, see on täitsa okei, on ju, et tuleb kuulata, mis sulle endale meeldib ja leida oma tee ja aidata võib-olla teisi nende teadmistega ja kuhu veel võiks? Suhetesse? Kindlasti võiks suhetesse, jah. Selleks on ka omad nipid, mida me oleme rääkinud, on ju, tõsi küll loengutesse, mere ääres võib-olla pole õige koht neist rääkida. On veel äkki midagi kuhu? Mälestustesse? Jaa, kõige tähtsam on mälestused, loomulikult, sest neid ei saa keegi ära võtta. Totol on üks laul küll, I Remember on see loo nimi, seal küll võetakse mälestused ära, aga õnneks see aeg ei ole veel kätte jõudnud, aga me võime selle loo siia alla panna, et saate näha, kuidas tulevikus seda plaanitud on. Ja on veel kuskil investeerida. Need ongi peamised investeerimissuunad, mida normaalne inimene võiks mõelda, on ju. Sest muutus tuleb, see on paratamatus ja... Heategudesse? Jaa, kõige tähtsam muidugi. Üks heategu päevas, see juba on 365 heategu aastas, et see on juba isegi, liigaastal saab veel ühe juurde, nii et see on juba ise suur asi. Aga mis me pikalt tuututame, et tore oli teid näha ja ma saan aru, et me kohtume 5. oktoobril 2024 või siis äkki millalgi novembri keskel. Igal juhul pange valmis ja meie jutud on alati põnevad ja me alati suudame nagu põhjendada, millel see asi põhineb, millest me räägime ja kus see tuleb, on ju. Kahetsevalt jah, me 1000 inimest kuidagi kokku ei saa, aga tõsi küll, meie osaluspanus on ka köömes, võib-olla sellepärast ongi, et odavad asjad on ju, võib-olla selles ongi põhjus, on ju, aga ärme üle pinguta. Nii et miks me siin vee ääres oleme? Eks see vesi on selline, et me kõik ole ju laevad, millega meie hing nagu ringi sõidab, on ju. Vaata, sealt tulebki see, et kõik on merereeglite alla läheb. Öeldakse, et suure auto kohta öeldakse maanteelaev ja kosmoselaev ja kes sõidavad kaugele maale suure lennukiga, siis neid kutsutakse õhulaevaks. Vaat see ongi sellepärast, et kõik on tegelikult laevad ja kõik on merereeglite alusel. No täna on üks laeva... Täna 30 aastat tagasi oli jah üks selline kole lugu, on ju, see on tõepoolest kole lugu. Aga võib-olla me sellel peatume mõnel teisel korral, on ju, et isiklikest kogemust mina mäletan, ma sõitsin 10 päeva enne seda, kui see juhtus, on ju, ja ka siis oli, me oleme alati rääkinud energiatest, on ju, ja sellel laeval oli surmaenergia sees, et seal oli mitu kohta, mis näitasid, et see asi ei lõppe hästi, aga loomulikult ei taha ju keegi nagu tunnistada seda, et selline asi võib juhtuda aga see ei ole see teema. Meil on ikka lõbusad teemad ja kes tuleb külla meile ja küsib meie käest, küll me siis räägime seda. See saab ka vastused. See saab ka vastused, täpselt. Aga ma arvan, et ärga pikalt ärme jahu, inimesed ei viitsi kuulata seda, et teeme mingi kohtumise meil nendel inimestele, kes kunagi kirjutasid meile vabadusega seotud meili aadressile, meil seda lihtsalt ei ole enam, me ei saa sinna vastata, me ei pääse sisse sinna ja ühesõnaga seda ei ole, on ju. Aga sõber Peeter on ikka meil abiks ja loomulikult, kes kirjutab otse riigi meilile, riik on fiktsioon, ühtegi riiki ei ole maailmas olemas, aga seda tahtsin veel öelda, et kunagi oli selline jutt, et 5 rikkamaa hulka, nimetati küll riiki, on ju, aga see, millest meie räägime, et see on reaalselt Eestis saavutatav ja paljud teavad, et see on saavutatav, paljud seda teevad. Kõik võib-olla ei tule üleöö, aga ta tuleb kindlasti. Nii et ma ei tea, kas aitab küll.
mis me ikka, tahad sa midagi öelda? Et siis peeter.tamm.001@mail.ee. Sellel jah, Sellelt meilid saab ühendust. sellega võtame veel ühendust või läbi selle koha. Nii et hoiame sidet ja peatse kohtumiseni. Kohtumiseni!